Ma olen tagasi. Täna me loeme Risto Räpparit ja kohutavat vorsti. Roosa vaatas aknast välja. Risto õues langevad juba kollased lehed, ütles ta. Sa tead, mida see tähendab? Meksi, vastas Risto. Mis meksi, imestas Roosa. Soustimeksi. Roosa vajus diivanile. Sul on õigus, pursatas ta. Ma olen seenele mineku täiesti ära unustanud. Väga hea, leidis Risto. Siis ei pea neid limatükke sööma. Sinna nad mädanema jäävadki, ohkas Roosa. Hobuheinik, austervik, punapuravik, murumuna ja ämmatöss, lisas Risto. Aga sügis tähendab veel midagi, ütles Roosa. Ma pean jälle tööle hakkama. Ma pean usinasti müüma hakkama. Sügisel müüksin. Jäi mõttesse, mida inimesed sügisel teevad. Korivad pohlasid, teevad hoidiseid, koristavad kodu. Pohlaämbrid ja tolmuimejad ei lähe kaubaks, sest enamikul inimestel on ämber ja tolmuimeja juba olemas, mõtles Roosa. Kui sina oleks klient, siis mida sina telefonimüüjalt ostaksid, küsis Roosa Risto käest nõu. Risto mõtles veidi, siis vastas ta. Vorsti. Ma ei saa ju ometi vorsti müüa, sest vorst ei säili. Telefonimüüjal peab olema suur tagavara seda kaupa, mida ta müüb. Müü niisugust vorsti, mis säilib, arvas Risto. Mis vorst see selline võiks olla, mõtles Roosa. Siis helistas ta lihapoodi. Tere päevast, siin on Roosa Räppar. Kas te võiksite öelda, milline vorst on teie arvates kõige paremini säilib? Lihamüüja vastas. Laste vorst igatahes mitte. Ega ka sinkvorst ega verivorst. Ma ütleksin, et kõige paremini säilib rohepipravorst. Rohepipravorst, kordas Roosa. Milline see on? Seda on raske kirjeldada. Peab oma silmaga nägema, vastas müüja. Roosa saatis Risto lihapoodi. Varsti tuli poiss tagasi piklik paks kaenlal. Tädi Roosa, tule vaata, hüüdis Risto köögist ja harutas paki lahti. Roosa vahtis vorsti pärani silmi. Tal on rauged! Vorst oli üleni rohepiprateradega kaetud. Roosa astus sammu tahapoole. Proovime, pani Risto ette. Ei, Risto, mina seda ei puutu, kiljatas Roosa. Viis otsemaid minu silmade alt minema. Kuhu siis? Ükskõik kohu, sosistas Roosa ja pani silmad kinni. Risto viis vorsti vannituppa ja viskas vanni. Seal see küll silma all pole, mõtles ta. Roosa tegi silmad lahti. Kuhu sa selle viisid? Salajasse kohta. Kas see pole kohe kindlasti enam mu silma all? Täitsa kindlasti. Roosa läks voodisse pikutama. Enne seda piilus ta voodi alla ja mudis padja läbi. Siin seda igatahes pole. Mida selle vorstiga küll peale hakata? Kas viia see härra Lindbergile, kes seal allkorrusel? Ei, sellise väljanägemise vorsti pole viisakas kellegile kinkida. Ainuke võimalus vorstist lahti saada on kas kellelegi on see poodi tagasi viia. Aga mida ma ütlen, kui ma selle tagasi viin? Kas ütlen, et see vorst põhjustab närvisüsteemi häireid, südame kloppimist, judinaid ja sündliigutusi? Roosa otsustas vahuvanni minna
Ehk laheneb probleem koos sooja veevoolinaga, arvas ta. Risto, ole hea ja lase vanni vett. Pane törts vannivahtu ka. Risto tegi nagu Roosa palus. Aga vorst oli vanni põhjas, mõtles ta. Kui ma selle kuhugi teise kohta viin, näeb tädi seda jälle ja hakkab tiljuma. Ma panen vanni nii palju vahtu, et Roosa vorst ei märkagi, otsustas Risto ja kallas terve vahupudeli vette tühjaks. Valmis, hüüdis ta. Kui mõnusalt palju vahtu, kiitis Roosa. Siis sulpsas ta vanni, nii et vahtu pritsis ja põrandale, kui ta mullidega õhku. Ma ju lausa upun vahu sisse, kilkas Roosa. Ta nõjatus tahapoole ja pani silmad kinni. Kui lõõgastav. Ja kui tore, et Risto mind niimoodi hellitab. See poiss juba vahuga ei koonerda. Küll on meil elu alles mõnus ja rahulik. Ristole on vedanud, et ta saab nii tasakaalukas kodus kasvada. Järsku tundus Roosale, nagu oleks keegi ta õlga puudutanud. Aga siin ei saa ju kedagi olla. Ma olen ometi üksi vannis, mõtles Roosa. Ma ainult kujutasin seda ette. Roosa sulges jälle silmad. Vahuvannis on aega unistada, mõtles ta. Millest ma kõige rohkem unistaksin? Unistan näiteks reisist. Ma tahan reisida kuhugile kaugele, suure ookeani äärde. Võtaksin Risto kaasa ja me sulistaksime hommikust õhtuni merevees. Mis asi mu varbaid kõditab, imestab Roosa. Kindlasti mõni Risto vannilelu, kummipart või midagi sellist. Roosa püüdis mänguasja varvastega haarata, aga see lipsas ta jala alt minema. Roosa võttis parem asendi ja pani silmad kinni. Ta määris põskedele vahtu ja kujutas ette, et viibib ilusalongis. Äkitselt tundis ta, kuidas miski ta selga puudutas. Kiljatas Roosa. Risto, tule siia! Vann on sinu mänguasju täis. Ei ole, hüüdis Risto. Miks mul siis tunne on, nagu ma ei oleks vannis üksi, imestas Roosa. Tundub nagu keegi vahiks mind. Ega ometi see, kuhu Risto pidigi selle peitma. Risto, hüüdis Roosa. Kas ma olen üksi vannis? Risto tuli vannitoa uksele. Oled, aga ei ole ka, vastas ta. Mida see peaks tähendama, vastas Roosa silmi lahti tegemata. Ega see ometi siin lähedal. Vahel on ja vahel ei ole, vastas Risto. Niisiis on siin lähedal, sattus Roosa paanikasse. Aga see on ju kõiges vorst, ütles Risto. Samal hetkel kerkis rohepipra vorst mulksuga vee pinnale. Roosa karjatas ja hüppas püsti, nii et vesi loksus üle vanniserva ja vorst kukkus põrandale. Roosa haaras šampoonipudeli ja materdas vorsti raevukalt. Ma sulle veel näitan, kisendas ta. Siis virutas ta vorsti plastmassis pesukaussi. Tee rõduks lahti, kamandas ta Ristot. Risto jooksis ust avama ja vahtis Roosat, kes oli pealaast jalad allani vahune. Tädi lennutas vorsti kausis laia kaarega üle rõdu ääre ja alla ja hüüdis. Psüü, kurivaim! Alumisel korrusel elav härra Lindberg seisis tänaval, vorst jalge ees. Mis see siia lendas, imestas ta ning vaatas Risto ja Roosa rõdu poole. Vahuga kaetud Roosa piilus üle rõdu ääre. Temast oli näha ainult silmad. See ohustab mu elu, piiksus ta.